Inimeste vahelisest suhtlusest koguni 90% tuleb visuaalsest kommunikatsioonist ehk sellest, mida me näeme, mitte mida me räägime. Alateadus ja keha reageerivad alati esimesena. Seega võib öelda, et meie liigutused reedavad meie mõtteid väga lihtsasti. Meie sõnad väljendavad meie mõtteid, paljastavad meie mõttestruktuuri, siis keha näitabki seda, mida me tunneme. Ja tegelikult, kui me mõtleme, mida me tunneme, siis sealt hakkabki pihta see, et kuidas me suhtume ja suhtumine omakorda hakkab määrama siis meie mõttestruktuuri ja edaspidi seda, kuidas me käituma hakkame. Ülli Kukumägi on tunnustatud kehakeele ekspert, kes ligi 15 aastat õppinud psühholoogiat ja inimese teadusi. Viimasel 5 keskendunud just kehakeelele. Peamine viga, mis tavaliselt tehakse, on see, et võetakse kinnised ja lahtised poosid, see ei ole niimoodi. Et see kõik sõltub kontekstist alati ja näiteks see, kas on jalad ristis või käed ristis, et ainult selle signaali järgi ei saa küll mitte midagi targemaks, ütleme niimoodi. Vist võib-olla tal on jahe sel hetkel. Jalgade suund näitab vastupidiselt seda, mis on meie mõtete suund. Ehk siis jalg üle põlve, risti teie suunas näitab seda, et meil on tore kontakt. Kevad on ju armumise aeg. Ülli sõnul annavad just naised välja 90% flirtimisssignaalidest. Meeste asi on need lihtsalt üles korjata. Kuid mida siis tuleks jälgida, et saada aru, kui keegi saadab sulle romantilisi signaale? Kui meile keegi meeldib, siis nii mehed kui naised tegelikult flirtides, mitte siis ei kruti siin oma seda kõrva või kõrvarõngast või juukseid. Et vastupidiselt nad paljastavad oma kaenla aluse, et see on nagu selline hästi selles mõttes tavaliselt meil see käsi läheb siit üles poole. Me näeme seda, kuidas Obama seisab sellises klassikalises meeste flirtimispoosis. Kui me flirdime, siis meie sõrmed osutuvad alati nii-öelda hargivahe suunas, eks ju. Ja tavaliselt see käsi ei ole nagu päris keskel, vaid just natukene allpool puusa peal. Me näeme, kuidas Obama on kaldunud, eks ole, naaldunud oprahhi suunas ja kuidas ta naeratab siiralt, ta on näolihased lõdvestunud. Ta nii-öelda presenteerib ennast hästi sõbraliku elujõulisena ja tõelise mehena. Abikaasa Michelle'i näost võib välja lugeda, et naine on keskmiselt vihasem. Kui me muutume vihaseks, meil alati käed lähevad rusikast, et selles mõttes, kui me nägu oleme õppinud väga hästi varjama, siis käed pidevalt jutlustavad ja illustreerivad inimese mõtteid, inimeste juttu. Kuidas aga saada aru, et sinu teine pool ei ole võib-olla kõige ausam ja teie suhet ähvardab hoopis lahkuminek? Siis te näete, kuidas inimesed hakkavad üksteist ära pöörama, mööda kalduma, kuidas nende liigutuste arv, tavapärane liigutuste arv langeb, välditakse pilkkontakti ja see kõik on alateadlik barjääri loomine enda ja teiste vahele. Siin toob Ülli näiteks supermodell Heidi Klum ja laulja Siili suhte. Pilt on tehtud aasta enne lahutust ja juba siit saab öelda, et paaril ühist tulevikku ei ole. Kui me kedagi suudleme või midagi emotsionaalselt väga tunneme, näiteks ma ei tea, laulame emotsionaalselt, palvetame või mis iganes, siis inimene, kuna me võtame maailmast vastu 90% visuaalselt, siis me automaatselt sulgeme silmad. Mida meie siin näeme, on see, et Heidi silmad on lahku. Ta on võtnud 2 käega, ehk siis ta kontrollib kogu seda olukorda praegu, kui kaua suudlus kestab, kuhu suudlus antakse. Kaasarata küünarnukk ja takistab praegu Siili keha enda puutumist. Koos värske maalehega tuli täna müügile raamat pealkirjaga kehakeele kiirlugemiskursus. Endise FBI agendi Joe Navarro sulest ilmunud teos on lihtne lugemine igaühele. Me oleme kogu aeg mingid agendid, me varjame kogu aeg iseenda näol oma tundeid kellegi eest, oma hirme ja kõike muid vallatusi ja selle koha pealt on ta ka päris põnev aabits. Raamat kehakeele kiirlugemiskursus on saadaval alates tänasest kuni järgmise nädala neljapäevani. Ülli on arvamusel, et kõik peaksid endale kehakeele põhitõed mingil määral siiski selgeks tegema. Kas või sellepärast, et inimesed oskaksid vältida pettekujutlusi, nagu näiteks fantoomarmumised. Mida rohkem ma midagi tahan oma ellu, seda rohkem olen nõus nägema seal kõike seda, mida seal ei ole. Kui neiu eeldab näiteks, et noormees, tal on juba noormeega maja, 3 last, eks ole, õnnelik abielu, siis noormees tegelikult on olnud lihtsalt viisakas ta vastu võib-olla. Olge siis edaspidi tähelepanelikumad oma kaaslase vihjete osas, sest vaid üks silmapilgutus võib tegelikult tähendada palju rohkemat.